Ja nüüd saab Marcelo tulla alles väljakule. Ei tööta see tabloo, no ei tööta. Nüüd töötab. Aga valed numbrid on seal peal. Segadust kui palju. Marcelo tahaks ammu minna, aga kohtunik ei suuda neid nuppe seal ikkagi ära klaarida. Mart Poom peaks appi minema. Nii, ja nüüd me näeme siis ikkagi, et mitte Isco ei ole see mees, vaid James Rodriguez, kes seab see võib ka veel selle tahvlimehe mingi omavoli olla, aga tundub, et Ancelotti ei sekku sellesse vahetusse rohkem, nii et tundub, et kõik õige seega. Nii, ja seal on nüüd mingid naljamehi väljakul päris palju. Turvameestel on vist tööd rohkem, sest see kari seal ei olnud üheliikmeline, kes seal jooksmas on. Ja tundub, et pulli saab. Nii, üks mees on maha murtud, teised hetked saabuvad nüüd. Võib-olla mehed vaatasid, et nende numbrid näidati, et nende kord on minna. Ja kolmas mees. Ja kolmas mees seal veel. Ja keegi tuli sealt ikkagi lakkhingaga ja virutas kohe ära. No kui sul ikkagi oled vana turvamees ja sul on lihas... Need on Jaapani turistid. Rootsi kunnid. See seiklus ikkagi läheb kindlasti ka ajalukku. Seal oli selgelt näha, et need mees ikkagi küsis, oot, kas nii ei tohigi või? Ma ju filmin. Siin filmiti mingit Eurovisiooni videot vist ilmselt. No täna igatahes oleme selles mõttes sattunud toreda ja lahke režissööri otsa, et teadupärast režissööridel neid olukordi, kus küll valjad mehed või kes iganes siia väljakule jooksevad, tegelikult neid siia rahvusvahelisse või siia feedi meile tegelikult lasta ei tohiks. Nii, ja kohtunikul tuleb nüüd uus tõehetk. Ja ilmselt on juba järgmised mehed valmis ka väljakule tulema, kui nad oma numbrit näevad. Vahepeal lastakse mängida ka. No nii palju võime jah öelda, et keskkaitsa Nacho on siis ka tulemas väljakule veel, et meenutame hetkel Ancelottil on 5 kaitset juba väljakul, nii et kohe näeme 6.